Nüüd on meil veel jäänud üks ettekandja, tema nimi on Andrei Korobeinik ja Andrei on öelnud siis niimoodi. Riik kujundab hariduse prioriteedid ja nende kaudu mõtteviisi. Samuti peab riik erasektori ja ülikoolide koostööd koordineerima, kuid sellest ei piisa. Kujutage ette, et Google'i loojad Sergey Brin ja Larry Page oleksid teinud Google'i sellepärast, et EAS andis neile selleks toetust ja ülikool käskis neil mõelda, kuidas nende doktoritöö pealt saaks raha teenida. Sügav mõte. Aitäh. Pult rohelist võetud. Tervist. Mina olen siis viimane ja mul on unikaalne võimalus Priidu ettekannet teile meelde tuletada. Teadmiste põhise majanduse ehitamine algab ökosüsteemi loomisest. Tähtis osa ökosüsteemist on ülikoolid. Näiteks sellised firmad nagu Google, Microsoft, HP, Yahoo on kas seotud või saanud alguse Stanfordi ülikoolist. Stanfordi ülikoolis on ettevõtlusõppe kohustuslik. Ka siis, kui sa õpid näiteks matemaatikat nagu Sergey Brin ja tema kolleeg, õpid sa ka ettevõtlust. Just ettevõtlusõppe aitab ülikooli tudengitel teadmiste põhiste äriga alustada. Eestis see nii ei ole ja tänu sellele meil on päris kummaline olukord. Ühelt poolt on hariduse tase kõrge, teiselt poolt aga ülikoolid ei täida innovatsioonikeskuste rolli ärimaailma jaoks. Võimalik, et ka Tartu matemaatika-teaduskonnas täna leiutakse midagi, mis võiks pakkuda Google'ile konkurentsi. Kuid paraku suure tõenäosusega me Google'it ei saa, sellepärast et Tartu ülikooli doktorandid ei tea, kuidas äri teha. Ettevõtlusõppe ülikoolis peab olema kohustuslik ja kvaliteetne. Võimalik, et alguses peame me selleks välisõppejõude maale tooma, kuid kui muud valikut ei ole, siis see on ka lahendus. Lisaks sellele peab riigitellimuse printsiibid muutma ja see kohe kindlasti ei anna kohest tulemust, kuid paraku ökosüsteemi loomine võtab palju aega. Oluline baas tulevase kasvu jaoks on välisinvesteeringud maailma tipptegijatelt. See oli eduvõti näiteks Hiina jaoks. Paljud juhtivad Hiina firmad olid varem alltöövõtjad suurtele Ameerika või Euroopa korporatsioonidele. Täna nad pakuvad neile konkurentsi nende koduväljakutel. Mõned teised riigid tegelevad välisinvesteeringute kaasamisega aktiivselt. Üks näide on Iirimaa, mis on küll hetkel panganduse kriisis, kuid eelmise kriisiaasta Ameerika investeeringud Iirimaale on suuremad kui Ameerika investeeringud Hiinasse. Iirimaal elab 6 miljonit inimest. Iirimaa tegi otsepakkumised filiaalide rajamiseks sellistele firmadele nagu Amazon, Microsoft ja Google. Teine näide on Leedu, kes on kaasanud eelmisel aastal 28 investeeringut, mis tõi üle miljardi euro ja 5300 töökohta. Leedus elab 3 miljonit inimest. Proaktiivne suhtumine riikide poolt annab tulemuse. Eestis on riik natuke passiivsem ja IKT-sektori kurb statistika ei pea meid üllatama. Iirimaa, Singapur, Leedu peavad olema Eesti jaoks eeskujuks. Eesti peab moodustama ministeeriumide vahelise kompetentsuse keskuse, mis hakkab tegelema välisinvesteeringute kaasamise IKT-sektorisse. Väike kõrvalpõige startup maailmas Eesti e-riik. Eesti e-riigi projektist oleks võinud saada Eesti Nokia või vähemalt Eesti Angry Birds. Eelmise sajandi lõpus oleme saavutanud selles valdkonnas palju ja siiamaani õnnestub meil mõnikord viidata innovaatilise riigi mainele. Kuid viimaste 6 aasta jooksul kukub Eesti e-riikide edetabelis. Leedu on saanud meid juba kätte, Läti on päris lähedal. Ja see pole ka ime. Eesti
Riiklik IT-strateegia on pärit aastast 1998. Kõik e-riigi projektid, mille üle me uhkust tunneme, on kas teostatud või planeeritud 12 aastat tagasi. Maksuamet, äriregister, ID-kaart. On ka erandid, aga sellised projektid nagu digiretsept või Sotsiaalministeeriumi pensioniplatvorm ei ole just kõige paremini õnnestunud. Selle slaidi olen ma juba näidanud, kuid me tõepoolest vajame riigi IKT kompetentsikeskust, mis muuhulgas tegeleks ka e-riigi arendusse koordineerimisega ja ka IT riigihangete korraldamisega. Selle ülesandeks oleks ka meie uue riigi IT-strateegia loomine. Psühholoogiliselt keeruline panustada asjadele, mis ei anna tulemust kohe. Lihtsam on kopeerida välistilu, kuid just tervikliku ökosüsteemi loomine tagab jätkusuutliku arengu IKT-sektoris. See võtab palju aega, kuid see tasub ka ära. Ja kuna aega on, siis ma tuletan meelde, millest ma täna rääkisin. Esiteks,